Taas on aastas käes see hetk, kui Paidesse tulevad kokku kõik need, kes asjast midagi arvavad. Ning ka muidugi need, kes mitte midagi ei arva, vaid tulevad kuulama seda, mida arvajad arvavad. Mitte ühegi lapse jaoks ei ole sisuline. Kuivõrd vajalik on selline asi nagu arvamusfestival? Sellest on nii palju räägitud, et paljud ütlevad, no kas on vaja 2 päeva, 3 päeva. Paide Vallimäel ollakse koos, peetakse mokalaata, et kas tulemust ka on? No ega siin ei olegi võimalik mõõta nüüd konkreetsete kilogrammide või meetritega seda tulemust, et minu jaoks on ta ikkagi väga konkreetne kokkusaamise koht, teatud ideede, kas siis testimine, kuulamine, sellise tunnetuse saamine, et see on tegelikult see fookus, et ja siit me ei lähe ära nüüd tõesti käeotsas mingid kilogrammid konkreetsete arvamustega. Aga see formaadi loomine on ka korraldajate küsimus ja ka esinejate küsimus, et siin võib-olla mõnikord tõesti jääb mulje, et ega siin midagi uut ju sünni, aga nii palju mina olen siin kohal käinud, on ta alati oma koha täitnud, see eelkõige just eri osapoolte kokkutoomine ja vaba mõttevahetus, see on demokraatlik ühiskond väga suur osa. Lauri Läänemets, teie olete olnud ka selle arvamusfestivali nii-öelda päris sünni juures kohe, et no vaadates seda, mis oli esimesel päeval ja tänasel päeval, et kui suur see vahe on? No ma ütlen, et kvaliteedi vahe, ma arvan, et sisulise kvaliteedi vahe on väga suur, sest esiteks need inimesed, kes siin neid arutelusid peavad ja arutlevad, teavad juba, kui suur ettevalmistus tuleb teha ja teised, kes tulevad, on väga suurte ootustega, nii et ma julgeks öelda, iga aastaga läheb paremaks ja eks kogu aeg küsitakse ka, et kaua me käime siin arvamas või et kaua see nagu arutelu käib, et see mõnes mõttes paneb surve iga aasta parem olla. Tänasel päeval oli arvamusfestivali üks intrigeerivama pealkirjaga arutelusid, kas Eesti naised peaksid õppima tapma? No jah, eks see pealkiri oli selleks muidugi pandud, et rahvas äkki tuleb siis kuulama. Nii et kui otse sellele küsimusele vastata, siis ma arvan, et Eesti naised oskavad juba praegu tappa, lihtsalt et see surm on väga aeglane ja piinarikas. Aga tegelikult me rääkisime rohkem muidugi küsimusest, et kas, mida on ju ka siin juba mõni aasta räägitud, üha rohkem räägitud, kas naised peaksid ka ajateenistuses käima, et kas kaitseväe kohustus, et miks ainult mehed? Selline vanamoelisem või harjunud hoiak on, et naised sünnitavad, mehed sõdivad. Naised soovivad ju olla võrdsed igat pidi, et miks siis mitte ka kaitseväe kohustus? On ikkagi parem, et mida rohkem inimesi oskavad riiki kaitsta ja on omandanud sõjalise väljaõppe, seda tugevam on Eesti ja seda paremini on ta kaitstud. Et need numbrid on ikkagi viimased 10 aastat peaaegu sarnased olnud. Naised ajateenistusse saavad tulla alates aastast 2013 ja kuskil aastas 40, 50 kuni 60 naist ajateenistust läbib. Need numbrid suuremaks kasvanud paraku ei ole. Ütlesite kahjuks, miks kahjuks? Sest naised peaksid panustama samamoodi riigikaitsesse nagu mehed ja kõik need võimalused tegelikult, mis ka naistel riigikaitse sees ootavad ja see on igati tervitatav, et ma kutsun küll üles kõiki naisi ajateenistusse tulema. Seal omandatu on kindlasti hiljem kasuks ka tööturul konkureerimisel, et ma arvan, et ainult positiivset kaasa võtta.